nii, ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. täna on teemaks siis, kuidas aed, aiatöö aitab nii-öelda paari suhtes, paari dünaamikas. ütle mu julgelt chatis tere ja anna mulle teada, kas mind on hästi kuulda-näha ja hakkame siis tänase teemaga pihta. Ehk siis 6 põhjust, miks aiatöö on selline parim baariteraapia või siis noh, võib-olla ei peagi baariteraapia seda nimetama, aga miks see aitab siis suhet kasvatada, miks see aitab sul ka paremini oma kaaslasega suhelda, kaaslasega nii-öelda koostööd teha. Kõigepealt, mida me siis täna teeme, on see, et kuidas loodus, kuidas aed võivad aidata sul taastada seda, mida igapäevaelu võib-olla on sult röövinud, sellist ühist lähedust vähemaks, nagu vähemaks võtnud, koostööd vähemaks võtnud, kuidas see aed aitab seda muuta, kuidas aed võib olla sinu suhtele ka nii-öelda värskenduseks ja põnevaks teekonnaks. mitte see, et aed on kohustus, aed on see, mida mina pean tegema või mida tema peab tegema, vaid aed võiks olla mõlemale osapoolele hea koht, kus siis toimetada ja mitte nii-öelda selliseks suureks tüliõunaks olla. Ja lõpus on mul sulle ette valmistatud ka üks põnev pakkumine, kus ma tutvustan sulle siis uut programmi, mis ma sulle ekstra kokku panin, just mõeldes sinule ja sinu kaaslasele, ja ma jagan sulle ka töölehte, kuidas te koos saate siis oma ühise aiaplaani nii-öelda paika panna, ühise aiaplaani starteri PDF-i oleme sulle ka tiimiga ette valmistanud, mida sa saad koos oma kaaslasega siis täita, et mõlemad saaksid aru, kuhu poole te olete liikumas ja kuidas aed saab sulle selleks siis toeks olla, kuidas aed saab abiks olla. Lühidalt ka minust, et mina olen tegelikult aiataustaga, ma ei ole suhteterapeut ega suhtenõustaja. olen kasvanud üles peenarde vahel, tegelenud selle alaga lapsest saati, ähm, olnud Euroopa Nooraadnike Liidus, olnud Eesti Nooraadnike Liidu president, olnud nii-öelda ülikoolis õppinud Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri ja Viinis ma õppisin samuti siis maastikuarhitektuuri magistriastmes ja samaaegselt töötasin eraaedades, töötasin ülikoolis tuutorina ja ka aianduskeskuses suures, kus ma siis klientide nõustamisega tegelesin. ja 2014 alustasin Saksamaal tööd aiakujundajana siis oma tulevase abikaasa pereettevõttes ja 2018 alustasime Eestis tööd Palusalu aiad OÜ alt ehk siis lõime enda ettevõtte, kus tegeleme aedade kujundamisega, hooldamisega, koolitustega, toome maale siis aega säästvaid aiatööriistu või spetsiaalseid aiatööriistu, millega on lihtsam aiatöid teha. ja selle aja jooksul me oleme kujundanud julgelt üle 100 erineva aia ja istutusala nii paberil kui ka siis rajades ehk siis mõlemad kokku. Ja miks ma sellest täna sulle räägin? mina olen samuti abielus, mul on 4 väga toredat last, mul on väga tore abikaasa, väga toetav abikaasa. ja miks ma seda räägin, sellepärast et ma näen, et aia teema võib olla väga kahetine teema, ta võib olla selline teema, mis paare nii-öelda üksteisest eemale viib. ta võib olla ka selline teema, mis paare ühendab. ja kuna ma olen näinud selle aja jooksul töös klientidega väga palju erinevaid aiaomanikke, väga palju erinevaid paare, kes just nimelt kas siis töötavad ühiselt selle aia nimel või siis töötavad kuidagi eraldi ja lahku, ehk siis üks on huvitatud sellest, teine ei ole sellest huvitatud ja ja, ja sellest teemast peab rääkima, sellepärast et kui sa tahad ilusat aeda saada ja sa üksi nii-öelda selle nimel pead ütleme otse välja rügama, punnitama, pingutama ja teine osapool ei tule sellega kaasa või sa pead kogu aeg nii-öelda vitsaga taga käima või nuiaga taga käima, luuaga taga käima, et seal midagi toimuks, siis tegelikult see ei vii mitte kedagi edasi, see ei vii sinu aeda edasi, see ei vii sinu suhet edasi. ja sellest võib tulla ühel hetkel selline allakäigupüramiid, kust raske on välja tulla. ehk siis see teema on nii-öelda põnev teema, see on huvitav teema, et saada ühist eesmärki paika, et saada teile mõlemale nii-öelda see ühine visioon ette, et mida me tahame aias saada ja kuidas me saame seda koos luua, me ei pea seda üksi tegema ja kuidas me saame sellest rõõmu ja põnevust, nii et suhe selle all ei kannataks.
Miks me üldse räägime sellest aiatööst ja suhtest, on ka see, et igapäevaelu koormus võib olla ka selliseks suhtetapjaks, ehk siis kui igapäevaelu muutubki väga praktiliseks, kohalolu kaob, ehk siis ongi see logistika nii-öelda, et hommikul päev algab ja siis ongi nagu need kohustused, mida me peame tegema. Ja tihtipeale need klassikalised lahendused, nõustamine või rohkem rääkimist, et tule, me peame nüüd rääkima, see võib-olla ei tööta ka alati või seda on raske ka teha. ja sellepärast on selline aed, loodus, füüsiline koosolemine, need võivad olla väga palju lahenduseks, ehk siis võivad pakkuda sellist alternatiivset, lihtsat ja loomulikku ühendusteed, kuidas saada luua see või kuidas luua taasühendus sinu ja su kaaslase, sinu partneri, sinu abikaasa vahel, et mõlemad saavad aru, mille nimel nad teevad midagi, mis see kellelegi annab ja mis see tagasi toob. et ma panin sulle täna siia väga palju või päris mitmeid selliseid huvitavaid punkte sisse, mille puhul tasub mõelda, et jah, kas see võiks olla punkt, mille baasil kas siis mina tegutsen või mille baasil minu kaaslane võiks siis tegutseda. Kuidas see aed võib siis suhet mõjutada või suhet toetada? On see, et kui me muudame selle rõhu ära, et me peame rääkima selleks, et me teeme midagi koos. et koos tegutsedes võivad need lahendused tulla hoopis loomulikumalt, tulla hoopis teistsuguselt ja ka teemad võivad hoopis teistsuguselt tulla. et kellel on olnud sellist olukorda, et noh, ma tean, et täna on webinaril näiteks väga palju naisi, et on ju, sina naisena ütled, et me peame nüüd rääkima mingitel teemadel või siis mees on tulnud ütlema, et me peame nüüd rääkima mingitel teemadel, et pane mulle chati number 1, kui sul on olnud sellist olukorda, kus üks osapooltest on öelnud, et jah, me peame nüüd rääkima mingist olulisest teemast, mis on võib-olla raske teema, mis ei tule nii lihtsalt söögilauas, vaid sa peadki võtma aega, et seda teha. pane mulle number 1 chati, kui sul on olnud sellist olukorda, et see teema on nagu raske, et sul ei tule see lihtsalt ja sa ei leia ka nagu lihtsat lahendust, et kuidas või kus see ideaalne olukord on, kus ma seda teemat nüüd peaks lahkama. Ja näed, päris palju ühtesid tuleb siia. ehk siis selline koos tegutsemine, koos loomine, kus sul on ühised eesmärgid ja on ka eesmärkidel nähtavad tulemused, ehk siis see olukord võib nii-öelda rääkimist väga palju lihtsustada. Kui meil ongi vaja, noh, ma ei tea, mis see keeruline teema võib olla, sa võid chati kirjutada, mis teema on olnud selline keeruline, millest on raske rääkida. et kui me lähme välja tööle, kui me lähme välja koos midagi tegema, siis mõtted lähevad mujale, kuidagi selline vabam õhkkond tekib. ja siis sa saad rääkida ka sellest keerulisemast olukorrast minu meelest palju lihtsamini, palju vabamalt. kas on olnud kellelgi sellist olukorda? ja kui meil on ühine füüsiline ruum, kus me koos oleme, kus me koos midagi teeme, siis tekib ka selline ühine emotsionaalne ruum, ehk siis me oleme kuidagi paremini oma partneriga või kaaslasega nagu ühendatud. jah. Ja mis need 6 põhjust on siis, miks aiatöö on selline parim baariteraapia, miks see siis maandab, miks see rahustab, miks see loob või õigesti kasutades võib luua ka sellist paremat suhet. Number 1 põhjus on kindlasti see, et see koosloomine, kui me koos hakkame midagi tegema, siis see tugevdab väga palju ka usaldust. ehk siis see koos rajatud aed, koos rajatud aed võib võrduda koos rajatud eluga. ehk siis kui me hakkame aeda looma nullist või te näiteks ühise kodu loote ja te hakkate nullist looma sinna mingit uut aeda, siis see ei ole ju tegelikult 1 päevaga valmis või see ei ole 1 aastaga valmis, see hakkab tekkima aja jooksul. ja nii nagu sa ka aia eest hakkad hoolitsema, nii ka selle elu eest, selle suhte eest hakkad ju hoolt kandma. ehk siis need väikesed kokkulepped, need väikesed ülesanded harjutavad paremat koostööd, loovad sellise parema usalduse,
sa annad ka usalduse oma kaaslasele, et ta võib midagi teha ilma, et ta peaks kartma, et kohe midagi on valesti. Ja see tulemuste nägemine ehk siis see tulemus räägib tegelikult iseenda eest, see loob kinnituse, et me koos suudame midagi luua, me koos suudame rajada midagi võimsat. See võibki alguse saada ühe puu istutamisest, kui te istutate alguses mingi ühe puu või teetegi ära selle hiki istutamise või teetegi ära selle muru rajamise ja kui see läheb juba roheliseks, siis on juba mõlemal osapoolel näha, et näed, me olemegi koos midagi ära teinud, koos saanud sellise alguse, stardi, tunnustuse, stardi kätte. Ja hästi oluline selle nagu koosloomise puhul on ka see, et tegelikult nii naised kui ka mehed tahavad saada väga palju tunnustust. Väga paljud tahavad saada tunnustust. Ja anna seda tunnustust siis. Ma lugesin just ühte raamatut, kus oli kirjas, et mees ja naine kasvavad üksteist lahku, sest et nii-öelda, kui mees kohe koju tuleb, ta ei tahagi koju tulla, naine hakkab kohe kiruma, miks ta valesti tegi, miks sa ei ole kodus, miks sa ei ole olemas ja mees ei taha koju tulla ja siis sellest nagu suureneb see ring, et siis see mees ongi nagu kodust rohkem kaugel, ehk siis see võimendab seda naise kirumist veelgi. Aga samas see mees armastab väga naist, lapsi ja ta tunnustab väga palju seda, mida see naine seal kodus näiteks teeb. aga ta ei ole öelnud seda, ehk siis nii mõlemal poolel on hästi oluline see, et see tunnustus oleks ka koosloomise puhul olemas. See koosloomine, kui mees on midagi teinud ära selle aia heaks, siis tunnusta või kui sina oled midagi aia heaks ära teinud, siis ka mees saab sind tunnustada mingite tegevuste eest. Ja seeläbi tuleb ka siis see usaldus, ehk siis ma saan mingite asjadega hakkama või see mees saab mingite asjadega hakkama. Et jah, me oleme naistena väga suured kriitikud ka ja tegelikult me peame vaatama, et kas on parem, et see mees näiteks ei niida seda muru üldse ära või siis ta niidab selle niimoodi ära, et on mingi, noh, meie silmis võib-olla mingi puudus, et ta ei niitnud näiteks ma ei tea, sirgejooneliselt või ta niitis hoopis teisiti, kui meie tahtsime. Et tunnustust on vaja anda ja kui ta ei olnud nii-öelda 100% sinu sellise ideaalse lahenduse nagu looja või ka kui ta ei saanud 100% seda lahendust, mida sina ootasid, siis ka sellel puhul on seda tunnustust vaja. Sest et teinekord võib-olla ta püüab paremini, võib-olla sa saadki öelda, et jah, väga tore, et sa selle asja ära tegid, aga võib-olla teinekord sa proovid teha seda, ma ei tea, sirgejoonelisemalt, näiteks kui me muru niitmisest räägime ja see muster on hästi oluline. aga kui me murust räägime, siis tegelikult paljudele meestele meeldib see muru niitmise teema, muru teema ja ja see võibki olla selle mehe nii-öelda spetsialiteet, mille eest tema siis vastutab, mille eest tema hoolt kannab. Siis teine oluline põhjus on see, et füüsiline liikumine maandab väga palju pingeid. see on nagu, see on väga palju teada, et siin Valk on nurga taga piilub. Ehk siis vähem sõnu, rohkem liikumist tähendab väga palju ka vähem tülisid ja mõnikord tulevad vastused ja lahendused sellisel moel lausa iseenesest. jälle, et üks on see, et me lähmegi jooksma ja jalutama, aga äh, teine pool on siis see, et kui me aias hakkame kaevama, kui me aias hakkame nii-öelda füüsiliselt ennast ka liigutama, füüsiliselt midagi looma, siis see aitab väga palju pingeid maandada ja tegelikult see aiatöö aitab üleüldse nagu meid inimestena väga palju maandada. ehk siis kui me hakkame seda aeda nagu ühiselt vaatama, et see ongi meie ühine no, kodu, ühine koht, kus me saame toimetada, ühiselt luua, siis see automaatselt hakkab ka neid pingeid maandama. muidugi võib see ka pingeid tekitada, kui me nüüd ütleme mehele näiteks, et näed, sa teed seda asja valesti ja toda asja valesti. aga kui me mõtleme ühiselt läbi, sellepärast ma panin sulle valmis ka need töölehed, et kui me ühiselt vaatame läbi, et mida me tahame selle aiaga üldse saavutada, mida me tahame üldse luua koos, kuidas või millised kohad meil aias on sellised nii-öelda väekohad, kuhu me tahame ühiselt midagi toredat luua, siis see vaade oma aiale muutub, et see ei ole ainult nii-öelda
selline koht, mida me peame tegema, et oleks lihtsalt ilus, vaid see võib olla midagi enamat kui ainult töökoht. jah, ütleme niimoodi, töökoht. Siis ühine pingutus vabastab stressi, tõstab tuju ja annab kinnituse, et kõik on ületatav. jah, et kui sul on kas siis mingid tööalased stress või siis on suhtes mingit stressi, siis see tõstab alati tuju. Kui me hakkame midagi füüsiliselt tegema, et kui sul on paha tuju ja sa pead näiteks abikaasaga rääkima minema, siis sa pead teadlikult enne sellest pahast tujust üle saama või sellest vabanema, sest muidu sellest rääkimisest ei tule midagi head välja. jah, on sul olnud sellist olukorda? jah, siin on hea kommentaar vahele tulnud mul privaatselt, et mina olen ise see pool, kes ei taha aias midagi teha ega seal isegi olla. olen siin, et uurida, kas võimalik seda aiapidamises ja suhtes armastust leida. teine pool tahab kasvuhoonet, taimi ja nii ja muud sellist. jah, ja see ongi, sest et me tuleme kõik väga erinevatest kohtadest, me tuleme erinevatest nii-öelda piirkondadest. osad inimesed ongi linnas üles kasvanud, nad ei oskagi veel seda aeda nii-öelda näha, nad ei saagi aru. või siis on see ka, et noorena või nooremad inimesed vaatavad, et oh, need vanaemad teevad seal aeda ja, või siis nii-öelda ongi mingis vanemas eas tuleb see aiahobi näiteks. aga ma räägin siia vahele ühe huvitava loo. meil on üks klient, kes on nii-öelda, kes on kasvanud üles linnas, kes on Tallinnas üles kasvanud, elupõline Tallinna tüdruk. ja paar aastat tagasi, paar-kolm aastat tagasi ta kolis siis Otepääle, Kuplite vahele, sest et tema mees on sealt pärit ja mees ütles, et nii, nüüd kolime on ju sinna. ja siis tal on tegelikult niimoodi, et kuna ta linnas üles kasvanud, siis tal aiapisik oli tegelikult tal vanaemast kuskil juba kaasas olnud, aga ta läks nagu tegi täieliku kannapöörde ehk siis linnakeskkonnast läks maale ja praegu ta on leidnud nagu selle aiaarmastuse taas üles. aga loomulikult võib olla ka olukord selline, kus seda aiaarmastust veel absoluutselt ei ole ja me peamegi saama aru, et miks see on üldse oluline või miks või mida see mulle üldse annab. et kui inimene ei saa aru miks mul seda vaja on, siis ei tulegi seda, siis ei pruugi seda nagu niisama tulla ka. aga mis on aia töö väärtus, taimedega tegelemise väärtus on väga palju see, et see maandab, tõstab stress, mitte ei tõsta stressi, vaid lahustab stressi. ja kui me suudame selle teema ära siduda ka oma suhtega, siis see on nagu väga win-win situatsioon, kus me saame mitu kärbest ühe hoobiga nagu maha lüüa. nii, kolmas põhjus. või tegelikult lähme selle teise põhjusega veel juurde siia, et mul on mõned märkmed siin veel tehtud. ehk siis see pingete maandamine on ka see, et kui me koos saame ületamatute takistuste lahendamisega hakkama, kui me saame probleemide, selliste keeruliste väljakutsete lahendamisega hakkama, siis tegelikult on mõlemal pärast hea meel, et jah, me saime hakkama, me saime midagi ilusat luua või me saime luua sellise hea koha, kus meil mõlemal on hea olla. Siis number kolm põhjus on see, et väikesed võidud loovad positiivset hoogu ehk siis annavad sulle, tõstavad dopamiini taset, ütleme niimoodi. ehk siis, kui sa teed mingi väikese asja ära, nii aiatöös kui ka mingites teistes töödes, on ju. ja siin on ka see tunnustuse pool, et me saame tunnustust jagada ise, aga me saame tunnustust ka väljaspoolt. jah, ja ma kohe räägin sulle ka, kuidas seda väljaspoolt tunnustust siis ära siduda. et iga istutatud taim või valmis peenar annab sulle tegelikult tunde, et me suudame koos, et me suudame koos luua midagi võimsat. ja, ja seeläbi ka märgata ja tähistada neid edusamme, ehk siis see tunnustus on see, mis te üksteisele võib-olla annate selle loomise eest, aga ka see,
et ühel hetkel, kui te olete loonud selle uhke suure aia, kui te olete loonud nii-öelda selle presidendi auhinna väärilise aia, siis te saate ka väljastpoolt väga palju tunnustust. ehk siis tulevad inimesed, sõbrad, tuttavad, võib-olla ka võõrad inimesed sinu aeda ja ütlevad, et vau, kui äge aed sul on. ja see on see võib-olla üks põhjus ka, et kui sa kirjutad, et sul ei ole nagu seda armastust aiapidamise vastu või sa ei mõista veel hetkel, kuidas see võiks olla sinu nii-öelda armastus, siis sa pead vaatama, et mis sind nagu sütitab. et võib-olla on see, mis sind sütitab, kui keegi tuleb ja ütlebki, et vau, et ma ei oleks uskunud, et sa sellise asjaga nii-öelda hakkama saad, et sina igipõline linnatüdruk on ju, läksid nüüd maale ja tegid sellised 1000-ruudused istutusalad ja nüüd möllad seal aias, et mis sinuga juhtunud on. ja kusjuures selle Otepää kliendi loo najal ongi niimoodi, et tal on sõbrannad ka nii-öelda Tallinnas ja siis sõbrannad mõtlesid, et issand jumal, et sa oled mingi hulluks läinud, et mis sa sinna maale lähed ja hakkad nüüd lilli kasvatama ja täitsa nagu nii-öelda vanaema mingeid selliseid hobisid tegema. ehk siis ähm, see kõik muutub ja meil on erinevatel etappidel ka erinevad eesmärgid, erinevad sihid, erinevad prioriteedid. jah, et see, et praegu näiteks aiateema ei kõneta või ei ole oluline, see võib väga ühel hetkel muutuda. ja kui me vaatame ka seda, et üks on see, et positiivsed tagasisidet, aga ka see osa, et kui me mõtleme tänapäeval sellele, et kui palju me saame poest osta nii-öelda täisväärtuslikku toitu, siis noh, väga palju seda ei ole, mida sealt leiab, mis oleks tõesti väga täisväärtuslik. aga kui me saame ise hakata kasvatama, ise oma toitu ka nii-öelda looma, sellist täisväärtuslikku toitu looma, siis see võib olla ka üks kontaktipunkt, kus me saame nagu endale ära seletada, et jah, see on see, mida ma armastan või see on see, mille pärast see aiatöö on võib-olla mulle kasulik, väärtuslik. see on natuke ka sellega seotud, et kui me tahame hakata trenni tegema ja siis me ei suuda nagu endale selgitada ära, et jah, okei, ma tahan kaalust võib-olla alla võtta, ma tahan sellist trimmis keha saada, aga ähm, aga kuidas ma seon selle nagu ära aiatööga, ehk siis kui ma ei, kuidas ma seletan, kui ma ei lähe sinna trenni tegema, vaid mul ongi aed ja ma lähengi aeda nii-öelda trenni tegema, jah, et kui mul on teisi tegevusi nii palju, et mul ei jäägi aia jaoks aega, aga kui ma seletan nagu endale ära, et jah, näed, selle üks kord nädalas ma käin seal trennis, aga ma ei tea, 2 korda nädalas käin näiteks aias ja teengi nii-öelda aias mingit füüsilist asja, mis aitab mul ka toonuses püsida, ehk siis ma seletan enda peale ära või nii-öelda mõistusele ära, et miks see võiks mulle nii-öelda kasulik olla või miks see võiks mulle kasu tuua. number 4 põhjus. Enne kui neljanda juurde lähme, on oluline ka siis see, et see ilusa aia tunnustus, ma räägin sulle ühe aialoo ka siia. ma praegu neid klientide nimesid sisse ei too, aga meil on üks klient, kes oma perega lõi uue aia, ehk siis tal oli vana aiaosa ka olemas, juba kujundatud, aga ta ostis juurde veel nii-öelda maad ja tahtis seda siis korralikult ühtseks kujundada. ja kui aed sai valmis, siis oli niimoodi, et me mõtlesime, et okei, et võiks teha siin avatud aiapäeva, et kõik kohvikud, värgid-särgid, mingid töötoad ja siis see peremees ütles, et nojah, okei, teeme siis ära, et vaatame, mis saab, et kui 50 inimest tuleb, siis on okei küll, onju. ja mis siis juhtus, juhtus see, et sinna aeda tuli selle ühe avatud aiapäeva jooksul üle 500 inimese, 500 külastaja ja see võttis nagu pahviks küll juba selle peremehe, ehk siis peremehel äh, nagu ka hea tunne tõusis, et oo, et nad tahavadki minu aeda päriselt näha. ehk siis, kui ta algul ütles, et ei, ma ei tea, järgmine aasta vast ikka sellist üritust ei tee, siis peale seda üritust tekkis tal tunne, et jah, et tead, ikka võiks teha küll ürituse järgmisel aastal ka. et päris tore oli, kui nad tulid minu aeda, tulid vaatavad, mis me siin teinud olime
ja ka seal aias oli siis jaotatud see tööjaotus ära niimoodi, et keda mis siis huvitas, ehk siis naine tegeles lillepeenardega, köögiviljakasvatusega ja mees oli peamiselt selle muru eest vastutav, ehk siis ta saigi oma uhket muru näidata, rääkida, kuidas ta seda hooldab, mida ta seal täpselt teeb. Mhm. Äh, siin on jälle tore kommentaar, et ma olen jah, selline linnapreili, kes ei oska isegi märgata, kui miski pungub, õitsema hakkab või muud sellist. just, aga see on nii-öelda teadlikkuse tase, kus me saamegi teadlikult minna välja, minna vaatama ja õppida asju juurde. Ma räägin siia juurde ka võib-olla sellise sobiva loo, et kui varasemalt ma ise arvasin, et noh, mis me neist umbrohtudest on ju, jah, ma tean, umbrohtusid saab süüa ja mingeid püsililli saab süüa ja no mis siis, et süüa on küll ju, et me võime mingeid muid asju ka süüa. Või ema mul ütleb kogu aeg, et no me ei ole praegu ju nii näljas, et me peame hakkama sööma lilli, on ju. jah, või mingit umbrohtu. aga tegelikult ei ole mõte selles, et me oleme näljas, kuigi ka siin on nagu väga sihuke taust taga, vaid mõte on selles, et me saame oma aeda kogeda erinevatel tasanditel, me saame oma aeda kogeda nagu erinevate meeltega, on üks asi ja tegelikult see nälja teema ei ole üldse vale teema selles mõttes, et kui me tänapäeval vaatame poodi, mida sealt saada on, siis tegelikult aias leiduvad püsililled, mida sa praegu juba saad, on ju, toiduks tarbida, mis kõlbavad süüa. Need annavad väga palju ka rohkem toitaineid, võib-olla mida poetoidust võib-olla enam nii väga ei leia, on ju. et see on nagu mitmetasandiline teema, mida saab enda jaoks ära selgitada, et miks seda on vaja teha või miks ma teen seda rõõmuga või kelle heaks ma seda teen. ma teengi seda nii-öelda aiast mingite püsilillede toomist ja salatiks tegemist. ma teengi enda tervise heaks näiteks. ja mis see väikeste võitudega on veel seotud, et kui sa lähed nagu oma aia teemale lähened või oma suhtele lähened ka sellega, et ma süüdistan kogu aeg näiteks meest, et ta ei tee seda, teist või kolmandat, siis tegelikult selle taga on midagi enamat, selle taga on see, et sa ise oled õnnetu, sa ise oled rahulolematu ja sa lükkadki nagu vastutuse kellelegi teisele. aga kui sa hakkad nagu ühiselt mingit asja aias looma ja ühiselt seda tunnustust ka jagama, siis see süüdistus või sa saad selle süüdistuse nagu ära jätta ja sa saad nii-öelda võtta vastutuse enda selle õnne eest või sa saad võtta vastutuse enda suhte eest, enda aia eest. jah, ja need edusammud on hästi olulised. Maigrit kirjutab ka, et aiatööd on suurepärane trenn ja kui leida see enda lemmikosa, lemmikasi aianduse juures, siis see muutub ääretult nauditavaks. just, et ongi, et me ei pea kõik tegema seda üht ja sama lopsakat inglise stiilis aeda, vaid me saame valida. meil on üks väga tore klient, kes hakkas tegema, ta on sertifitseerimisprogrammis ja ta hakkas tegema ühele ettevõttele suurt sellist teemaaeda. sellist teemaaeda, mida Eestis ei ole veel sellisel kujul tehtud. ja see ongi nagu äärmiselt nauditav on vaadata seda protsessi, kuidas ta seda teeb, aga ka seda, kuidas ta on läinud sinna nii sisse, et ta teebki seda südamest, ta teeb seda, mis tema seest tuleb. jah, aga see ei ole see, et ta hakkab nii-öelda lopsakaid püsilillepinnet tegema, nagu me nii-öelda Palusalu aias teeme või Palusalu aiaga teeme, vaid see ongi nagu hoopis noh, natuke teist lähenemist, aga samas see tehnika seal taga on üks, aga see looming, mis sealt välja tuleb, on hoopis teine ja see, mis talle sobib. nii, aga loodus, mida ta veel õpetab, ehk siis õpetab kannatlikkust ja hoolimist. kui sa istutad näiteks sügisel sibulad maha, siis sa ka järgmisel päeval ei lähe ja vaata, kuidas see tulp sul õitseb, vaid sa lähed seda vaatad alles kevadel. siis sügisel, mis juhtub, see tulp hakkab kasvatama juuri seal niiskes keskkonnas, soojas keskkonnas ja kevadel, kui päike tuleb välja, siis päike annab ka sellele tulbile energiat ja siis alles ühel hetkel maikuus hakkab see tulp õitsema. ehk siis see võtab kõik aega.
ja suhtes on ka tegelikult seesama lugu, et kui sa väga palju asju nagu iseenesestmõistetavalt võtad, siis ühel hetkel see võib ka hääbuda. ehk siis kui me nii-öelda abiellume ja kõik ongi ilus ja me loodame, et nüüd see kõik jääbki ilusaks, et kõik ongi hästi, et me ühe korra ütlesime, et ma armastan sind ära ja siis edaspidi ongi nagu okei, siis see ei pruugi nagu nii toimida. ehk siis me unustame ära, et me peame andma ka seda kiitust, me peame andma ka vahepeal sellist soojust, päikest, ka hoolitsema oma selle suhte eest. kui väga palju läheb ära selle tehnilise poole peale, ehk siis peamegi vaatama, kus me rahaasjad saame korras hoida, kuidas me lapsed saame koolitatud, kuidas me saame mingitel üritustel käidud, et see soojuse, päikese, niiskuse andmist, kiituse andmine, armastuse andmine, see peab edaspidi ka toimima ja igapäevaselt toimima mingite väikeste etappidena. et ja ühiste hetkede andmine on ju, et aeda istutades ei ole sul ka kõik kohe lopsakas ja õides, vaid see võtab aega, see võtab järjepidevust, et aed on väga palju see, et meil on järjepidevust vaja. Me võime arvata, et kui me aiaplaani valmis teeme ja siis rajame selle ära, siis ongi kõik nii-öelda suur osa tehtud. jah, tegelikult suur osa ongi tehtud, aga mis on need väikesed järjepidevad tegevused, sul on vaja pärast seal rohida, sul on vaja võib-olla kasta esimesel aastal väga palju. sul on vaja põõsaid lõigata, sul on vaja püsikuid võib-olla jagada ja suhtega on samamoodi, et vähehaaval iga päev mingeid väikseid asju tehes ja see võib olla ka väike nii-öelda ühine jalutuskäik aias, kui sa oledki aeda planeerinud sellise jalutuskäiguraja. üks klient meil Tallinna kandist, kui me tegime talle aeda, siis ta ütleski, et Maria, näed, siia nende kahe peenra vahele teeme jalutuskäiguraja, kus me siis oma abikaasaga saame läbi jalutada ja siis me planeerisimegi sellise jalutuskäiguraja, mis oli täpselt nii lai, et nad kahekesi ilusti said sealt läbi käia. aga seda sa pead nii-öelda sa pead andma sellele tähenduse, sa pead andma oma aia osadele, aia käigurajadele, istumiskohtadele mingi tähenduse ja siis see hakkab ka toimima sellisena, et sa istudki, näed, seal nurgas oma kallimaga näiteks. jah, et tormates ei tule seda tulemust. nii, siis number 5 põhjus. see koos töötamine õpetab ka kuulamist ja jagamist, et kui me ülesandeid hakkame jagama, siis me ka usaldame ja usaldus peab olema nii-öelda päris, et kui ma ütlengi abikaasale, et nii, nüüd sina vastutad selle eest, et viljapuud oleks lõigatud, siis las ta lõikab need viljapuud ära ja kui on nii-öelda valesti, ehk siis ta ei ole teinud nii, nagu sina ette kujutad, siis sa saad öelda, et jah, ma mõtlesin, et äkki lõikaks nagu teistmoodi, et äkki ei oleks. aga kuna sa andsid talle selle usalduse, siis sa peadki nagu sellega nagu niimoodi kokku no või ühesõnaga saama sellega ka rahu, et sa ei saa pärast öelda, et nüüd sa tegid valesti. jah, et teil peab olema enne nagu võib-olla kokku lepitud see, et mida te siis ootate, et kas te ootategi seda vihmavarjupuud või te ootate sellist loomulikku võrakuju, aga mingis osas eksimused on nii-öelda lubatud või see ongi see usaldamise osa. või siis see, et sa kuulad ja räägid läbi ka selle, et millist ülesannet üldse partner tahab, mis on see, mis teda nagu sütitab või mis on see teema, mis teda huvitab, mis teda või millest ta ennast hästi tunneb. et kui sind praegu see aia teema üldse näiteks ei huvita, siis mis on see teema, mis sind huvitab ja kuidas selle annab ära segada või siduda selle aia teemaga. et kui ma ütlesin enne ka, et see muru niitmine on pigem näiteks meeste spetsialiteet või meeste huviorbiidis väga palju, et ongi konkreetne tegevus, saan edasi-tagasi kõndida, näen kohe tulemust, ongi tehtud. aga see lillepeenra teema võibki olla natuke keerulisem, tahabki naiselikku, täpsemat silma, tahabki nii-öelda sellist
taimede võib-olla sobitamist, võib-olla tahabki rohkem umbrohtude tundmist, tahabki täpsust. Naistel on väga palju see täpsus olemas, naistel on see tähelepanu detailide nagu detailide rohkuse nägemine väga palju olemas. Ehk siis räägigi oma partneriga läbi, et mida ta tahaks teha, mis on see teema, milles ta ennast hästi tunneb. Või siis, kui sa pead hakkama uut istutusala rajama, mitte ei pea, vaid tahad rajada, onju, et midagi ei pea, siis kuidas abikaasa saab sind aidata, ta saabki võib-olla ette kaevata mingeid neid mättaid lahti kaevata, võib-olla saab midagi raputada ja sina teed siis selle detailse töö ära, ehk siis otsidki neid väikseid juuri või siis pärast teed seda täpsemat istutustööd. Et aia loomisel on väga palju erinevaid tööetappe ja osad tööd ongi selliseid, kus me saame öelda, et näed, siit tuleb minna sinna, viia see ära sinna, aga teised tahavad natuke loomingulist lähenemist, natuke sellist võib-olla naiselikku puudutust saada. Aga millest mida me ei saa ainult teha, on see, et me ei saa ainult seda muru osa teha ja me ei saa või siis ainult lillede osa teha, ehk siis jääb puudu see, noh, öeldakse naiselik ja mehelik pool, ehk siis see aia osas võiks ka olla see osa, kus mehel on mingi roll kanda, kus mees saab mingeid asju teha, kus ta saab ennast nii-öelda väljendada, olgu see siis mingite ilupõõsaste, ilupuude lõikus, kus ta saab ka mingeid vorme võib-olla pügada, kus ta saab sellist selget konkreetset joont teha. Aga naisele jääb siis see loomingulisem pool, kus on õrnad lilled võib-olla kokku kombineeritud ja kus on see iluosa nii-öelda, et see ilu loomine. Sest et naistele on see ilu loomine oluline ja aed muidugi on ka selline harmoonilisem ja terviklikum, kui meil on need mõlemad pooled olemas, ehk siis nii see muru osa kui ka see võib-olla ilupeenarte osa. Ja sinna juurde tegelikult tuleb ka see, et igal osapoolel siis, igal partneril ongi oma ala, mille üle sa saad uhke olla, mille üle siis sa saad vastutada. Noh, näiteks meil on niimoodi, et Falgile, minu abikaasale meeldib väga ilupuude lõikust teha, bonsai lõikust teha, viljapuude lõikust teha ja lillede teema ongi nii-öelda rohkem minu teema või minu ema teema, et seda kujunduslikku poolt tema ei tee, jah, see tema tugevus on midagi muud. või siis osades peredes on ka näiteks see peenraserva teema väga oluline, et peenraserva teebki kas mees, kes ongi, eile oli just meil üks grupp aias, kus ma näitasin ka peenraserva hooldust ja siis mehed, seal oli ka grupis väga palju mehi ja mehed ütlesid, et jaa, et äkki on olemas sellist tööriista või sellist tööriista või äkki saaks leiutada mingi tööriista, millega teha seda peenraserva hooldust. ehk siis meestel läks kohe see tuluke põlema, et kuidas saaks seda asja lihtsamini teha, kuidas saaks seda nii-öelda täpsemini teha, kuidas saaks tehnikat seal ära kasutada. ehk siis ongi see, et kui sul mehel läheb see tuluke põlema, kuidas ma saaksin teha, aga las ta siis teeb. ma tean konkreetselt ühte peret, kus naine hakkas tegema peenraid, kujundas need, oli aiakujunduse kursusel, kujundas omale peenrad. ja mees oligi nii-öelda rajamisel abiks, ehk siis viis kivisid ära sinna metsa alla, mis välja tulid kõik sealt peenrast ja pärast siis peenraserva jaoks ta leiutas ka spetsiaalse sellise agregaadi, millega peenraservi siis uhkeks saada. ja see oligi see, mille üle ta sai uhkust tunda, ehk siis tema osa ja tema nii-öelda ähm, selline vunk sai ka sinna aia loomise protsessi sisse. et mõlemad pooled said oma osa ja olid tegelikult mõlemad pooled väga uhked selle üle. Või siis, kui mehele meeldib ehitustöö, puidutöö, siis jumala eest, las ta teeb terrassi, las ta teeb pergola, las ta nii-öelda loob oma kätega seda tulemust. aga mis see visioon või see ühine vaade peaks olema, see ühine vaade peakski olema,
naisel ja mehel koos, et mida me siis tahame saada või siis naisel tulebki idee, et näed, sinna nurka võiks panna selle pergola või sinna nurka võiks teha selle istumisnurga või sellise lehtla ja naine siis annab sulle nii-öelda idee või mehele annab idee ja siis mees siis kas teostab või siis ühiselt teostate. See on ka jällegi see ülesannete jagamine võrdub jälle usaldamisega. jah, et sa ei lähe ka ju, kui ta hakkab sul tegema seda terrassi, sa ei lähe ju sinna, noh, tihtipeale ikkagi naised ei lähe sinna vahele õiendama, et näed, löö see nael siit natuke 10 sentimeetrit sinnapoole või tännapoole, et sa ikkagi annad seal mingis osas usalduse, et jah, ta teebki seda õigesti või noh, kui ta ei tee seda õigesti, siis noh, kui me ei ole nii-öelda terrassispetsialistid naisena, siis me ei saa sinna vahele minna ka õiendama, jah. ja see õiendamine toob tegelikult seda meest väga palju ka alla, et ta ühel hetkel võib sul siis jätta selle töö üldse tegemata või jättagi selle asja katki, et kas sa seda tahad. jah, et ole õnnelik, et ta teeb sulle, et ta tahab, et sul hästi läheks, et sa ennast õnnelikuna tunneksid. sest et tegelikult mida mehed tahavad, nad tahavad, et kodus oleks rahu ja harmoonia, et sul oleks kodus õnnelik naine. nii, lähme siit edasi siis. Põhjus number 6 on see, et aed muutubki teie ühiseks peegelduseks, ehk siis millist aeda sa lood, sellist suhet sa ka lood. Tihtipeale, kui sa vaatad näiteks presidendi auhinna saanud aedu, siis sa näed, et seal taga on väga paljuski toetav pere, toetavad partnerid, kes ühiselt töötavadki selle aia nimel, kes ühiselt ongi loonud selle ilusa kodu, ilusa aiaruumi ja kes noh, kas on siis nii-öelda ühise hea suhtega selle loonud või siis noh, mõnikord on niimoodi ka, et naine ütleb, mees teeb, aga mees tahabki ka seda teha, kui naine oskab nagu korralikult öelda talle seda. Eelmisel aastal, kui ma podcasti alustasin, siis Pille Meresmäe ja Eduard Meresmäe väga toredasti jagasid oma lugu, kuidas nad kahekesi seda aeda on loonud ja Eduard rääkis ka, et kuidas Pille siis vahepeal selliseid trikke kasutab, kuidas meest nii-öelda appi saada. mis väga palju on, mehed tahavad sellist mängulisust ka, et kui sa oskad mänguliselt ära selgitada ja ära siduda selle, et miks mees peaks mingit asja tegema, siis see hakkab ka toimima. jällegi suhtesse me tahame ka põnevust saada, me tahame sellist kirge saada, sellist excitement'i saada siis mis nende puhul oli see, et Pille oligi kunagi peenrasse ära peitnud mingi õllepudeli vist. jah, ja ma ei mäleta, mis tööd nad tahtsid seal teha. igal juhul see oli see nii-öelda auhind seal lillepeenras. ja, ja mis on see ühise tegemisega, ongi see, et sa näed oma edusamme, sa näed kasvu, sa näed vilju ja päriselt oma silmaga et võib tunduda, et mehed ei tea sellest iluasjast mitte midagi, aga tegelikult on ikkagi nii, et kui kas siis naine või siis nad ühiselt on loonud midagi ilusat ja nad saavad positiivset tagasisidet, siis väljastpoolt, siis ütleme ausalt, et meestel on väga hea tunne küll selle üle, ehk siis nad saavad sellest tunnustusest väga palju innustust ka juurde. ja üks klient rääkis hästi seda, et naisena siis ta hakkas neid oma peenraid ümber tegema ja kui talle tulid külla just meessoost külalised, siis need külalised ütlesid, et oo, et me ei ole siin nii kaua käinud, et teil on siin küll väga ilus ja filigraanne aed, et kui sellist tagasisidet sa saad nii mehena kui ka naisena, siis see on nagu tõstab kõrvust küll, et võiks edasi teha, võiks edasi tegutseda. ja selle aia puhul ongi see, et kui suhet, noh, suhtes sa näed ka, väljaspoole näeb ära, et kas see suhe on nüüd okei või ei ole okei, aga aia puhul sa näed väga selgelt ära, et mis sealt siis välja on tulnud ühise töö tulemusena. ja siin oligi see, et enamik mehi armastab mänge, et seo need mängud ära siia sisse. vot ja veel sellest pahast tujust ka, et kui ongi paha tuju, siis puude lõhkumine, aiatöö väga palju aitab.
seda lahti saada, aga ka sõbranna jutt, et kui sa teadlikult noh, pead selle paha tuju ära saama, enne kui sa siis lähed mehele ütlema, et nüüd lähme kaevama, onju. et siis ta sulle ei tule kaevama kindlasti. nii, ja ärakuulamine on ka, on ju hästi oluline, et te mõlemad ära kuulate. jah, ja sellepärast ma panin sulle ka selle programmi kokku, aga mis on siis peamine, kõige, kõige peamine mõte, et aed ei ole lihtsalt see taimede kasvatamine, aed on väga palju enamat, väga paljudel erinevatel tasanditel enamat, loodusega kokkupuude, ähm, kus sa ise muutud rahulikumaks, kus sa ise muutud tasakaalukamaks, aga ka see, et see on see ruum, kus kasvavad see usaldus, teie usaldus just, armastus, koostöö. et kui sul ei ole veel armastust selle aia vastu, aga sul on armastus oma kaaslase vastu, siis jah, kui näiteks kaaslane armastab mootorrattaga sõita ja mulle meeldib aiatöö, siis võib-olla ma lähen katsetan selle mootorrattaga sõidu ära, äkki see hakkab mulle meeldima. aga võib-olla ei hakka, noh, siis on ka okei, et ma ei lähe selle mootorrattaga sõitma, las ta siis sõidab üksinda. Ähm, aga me saame seda aktsepteerida, jah, ja me saame võib-olla ühel hetkel õppida ära selle teise osapoole tegevusi ka armastama, nendega koos elama. võib-olla on see ka hea variant, et kui tema läheb mootorrattaga sõita, siis ma saangi rahulikult teha oma aiaasju, et ei pea mingeid teisi asju tegema, aga see ei ole nagu mõte, vaid mõte on see, et sa saad aeda ka ära siduda ühiste tegevuste tegemiseks, ühiste protsesside nautimiseks ja ka muidugi pärast, kui sa oled teinud selle uhke istumisala, kus teil on mõlemal nagu uhke vaade sellele uuele peenrale või kus teil on, ma ei tea, kohvinurk või hommikuterrass, siis te saategi mõlemad nautida seda ühist asja. jah, et see tuleb enda jaoks välja mõelda, välja mõtestada, et mis asi see on, mida me saame siis ühiselt teha, ühiselt nautida, ühiselt luua. ehk siis siit lähme edasi programmi juurde, et kui sa tahaksid, et su suhe muutuks, ehk siis sina saaksid meest ära kuulata ja mees saaks sind ära kuulata, ja samas sa saaksid ka teadlikumalt oma aeda kasvatada, sest et tegelikult mida mehed tahavad, mida mehed ootavad, just, mida ma ei mõelnud ise välja, vaid leidsin ühest raamatust, on see, et nad ootavad väga palju tunnustust, nad ootavad huumorit, vahel ka rahule jätmist, jah, mitte nii palju rääkimist, ehk siis see, et sa ta surnuks räägid, et ta ikka veel aru ei saa, siis see ei vii tegelikult kuhugi. mõistmist, kui näiteks, kui nemad ei räägi või kui näiteks sina ei räägi, paindlikkust, et sa kõike isiklikult ei võtaks, ka see on oluline, mida nad siis ootavad. Äh, vähem kriitilisust, jah, naiste poolt vähem kriitilisust, et sa ei oleks nii kriitiline nende osas, et mees teeb ka vahel midagi õigesti, et seda nad ka väga palju ootavad. et kui sa nagu lähed kogu aeg sellega peale, et ta ei teinud jälle midagi õigesti, siis see ei vii kindlasti suhet edasi, et pigem see viib selle spiraali allapoole. ja muidugi, mida nad tahavad, on see, et naist, kes oleks õnnelik, jah, kes annaks selgeid korraldusi nii-öelda, et kelle soove ei peaks ära arvama. jah, kellel on olnud sellist olukorda, et üks hea reklaam oli just Võru Coopis tehtud, et mille järgi sa saad aru, et naine on vihane, et tõuseb, on ju, tempo ja kes on näinud sellist reklaami, tõuseb tempo ja tugevus kasvab mingi 90%, et naine muutub tugevaks ja ei räägi, on ju, vähem räägib. et et kui sa ei pea, kui mees ei pea ära arvama, et mis nüüd viga on, et või mis see mees nüüd valesti tegi, siis on ka palju lihtsam aru saada ja ühiselt nagu edasi minna. Ähm, jah, ja et mehel oleks mõnikord ka õigus, et see dialoog on ka nagu hästi oluline. ma räägin siin vahel ära meie pere loo, et batuudiga seoses, et sobib hästi aia teemasse. et mees ostis mingi 2, 3, 4 aastat tagasi batuudi lastele ja siis oli küsimus, et kus me selle paneme.
aiakujunduslikult see ei ole üldse väga ilus selline dekoratsiooni element, vaid pigem riivab silma. ja siis mees ütles, et tead, kaevame siia maasse augu ja paneme selle batuudi siia aia serva. mina mõtlesin kohe, et issand jumal, et mis meil on vaja nüüd suurt koppa ja mis meil kõik vaja on ja kuidas see üldse seisab ja ei, seda ei saa niimoodi teha. ja siis mu mees võttis poistega kamba kokku, tegid selle augu ära, panid selle asja paika ja lõppkokkuvõttes tuligi nii, et see oligi kõige parem lahendus, sellepärast et batuut on maadligi, kellelegi silma ei häiri, saab kasutada ja kõik on nagu väga hästi. aga see usaldus nagu minu poolt alguses oli selline kahtlev, et kas see on ikka võimalik, ei, niimoodi ei saa teha. ja kui me nagu õpime seda usaldust natukene rohkem nagu vastu võtma, kui me õpime rohkem usaldama ja me õpime rohkem kuulama, mida meie abikaasa nii-öelda siis räägib ja, ja mõtlemegi nagu kaugelt, mõtleme, et ei, see, et nüüd ma arvan, et see on vale, siis tegelikult võib tal olla ka väga, väga paljuski õigust. jah, võib-olla ei ole 100%, aga võib-olla on 80% või 90%. ehk siis äh, kumbki pole selgeltnägija, jah, Maigrit kirjutab. jah, või siis äh, ka meie peres selline asi juhtunud, et väga palju noh, meie aeda väga palju nii-öelda majandab ja kujundab seal minu ema, Reet Palusalu. aga mis siis oli see, et see ei ole nüüd nii-öelda partneri suhte osas, aga ka siin nagu meeste poolest, ehk siis minu abikaasa Falgi poolt tuli sisse see, et kui minu ema ütles, et näed, nüüd võtame need puud välja, sellepärast et need on nüüd saanud külmakahjustuse, need on nüüd saanud kitsekahjustuse ja üldse need on haiged, siis Falgi poolt tuli see, et aga mis oleks, kui me teeksime nendest nii-öelda uue vormi või teeksime uue kujunduse, annaksime neile. ja noh, nii-öelda minu ema oli sellega nõus, onju, et okei, teeme siis, vaatame, mis sellest saab. ehk siis see usalduse pool peab olema sees. ja mis selle programmi osas on, siis on see, et seal me kodutööde osas väga palju panemegi ühiselt kokku neid asju, et mida me tahame saada siis mõlema partnerina, et me tahame saada tunnustust, et me saame mehele huumorit, et me saame seda mängulisust sisse panna. ehk siis see uus programm, mis ma sulle kokku olen pannud, Aed, mis ühendab, meie aed, meie lugu, on siis kuuekuuline aia ja suhte kasvatamise teekond tegelikult, kus see kuulamise osa on hästi oluline, aga see, et sul on ühine, et te ühiselt vaatate oma aiale, mitte üks ei vaata, et ma tahan siia nüüd peenart, aga noh, näed, mees tahab hoopis siia, ma ei tea, traktoriga läbi sõita. et tegelikult see kuulamise osa on selles programmis hästi-hästi oluliselt sees ja üks nagu see arutamine, läbirääkimine, et mida me nüüd tahame saada nii-öelda juhendamisel. ehk siis selle programmiga me loome nii-öelda sellist tugevamat suhet, me loome koos aeda 6 kuud, ehk siis me tegeleme kavandamisega, kujundamisega, hooldamisega ja see on selline intuitiivne programm, mis ma olen sulle kokku pannud just paaridele, kes soovivad sellist ühiselt aeda luua, kes soovivad nii-öelda armastust kasvatada, koos aiaga kasvatada, luua sellist koostööd, paremat koostööd luua ja süvendada ka sellist usaldust, süvendada kohalolu, rõõmu just läbi erinevate projektide ja õppida koos ja mitte ainult õppida, vaid ka õppida nautima seda pärast seda ühist tulemust, ühist loomingut. mida see siis sisaldab? See sisaldab 3 põhilist osa, kus me tegeleme siis esimesel ja teisel kuul nii-öelda juurtega ehk siis, mis on teie ühine visioon, paneme ühise visiooni paika. et kõigil oleks ühine arusaam, et mida me tahame siis saada nii suhte tasandil kui ka siis selle aia tasandil. et mida me üldse aiaga tahame, kuhu me selle aiaga üldse jõuda tahame. siis teine osa on 3. ja 4. kuu, kus me räägime ja tegeleme taimedega ja ruumiloomega, ehk siis me paneme ruumiliselt ka sinu aeda paika. juba otsime välja taimi, tegeleme ka taimeplaanidega. ja see ei pea olema nii, et te mõlemad istute nüüd pikad tunnid omal seal laua taga ja joonistate plaane,
vaid te saate seda ka jaotada, et kui ühele meeldibki nii-öelda plaanide joonistamine rohkem, üks tahabki rohkem sellele panustada, siis ongi niimoodi, et ei pea nii-öelda olema mõlemad peadpidi taimede otsimises, vaid igaüks annab oma panuse, et saada sellele eesmärgile lähemale. Ja kolmas osa on siis 5. ja 6. kuu, kus me tegeleme siis hooldamise, lõikuse ja tähistamisega. Ehk siis läheme juba selle hooldamise etapi juurde, et kõigil oleks aru saada, et mis see aia kasvatamine ja suhte kasvatamine ka siis pärast edaspidi sinu jaoks tähendab. Ja siin on muidugi kaasas ka erilised boonused, ehk siis väga suur boonus on siinjuures aiakujundusretriit Kõue mõisas, mis on siis 2-päevane, toimub juunikuus, kus te 2 päeva saate siis pühenduda nii enda suhtele kui ka siis enda aia loomisele, ehk siis seal aiakujundusretriidil me tegeleme sinu aia mingi ala istutusplaaniga, jah, ja me tegeleme ka seal väljas praktiliselt rajamise etappide, hoolduse etappidega, ehk siis kõik need olulised sammud me käime seal aiakujundusretriidil läbi, pluss siis saad nii-öelda spa-mõnusid õhtul nautida oma kaaslasega ja saad nii-öelda seal ööbimisega veeta aega. Siis boonuskoolitusena on siinjuures ka, kuidas käib õnnelike paaride tööjaotus aias ja see on siis erinevate paaride nii-öelda enda aialood, kuidas nende aias see tööjaotus käib, nii et kõik oleksid rahul ja õnnelikud. Siis on veel lisaboonuseks siin 2 ühist või mõlemale eraldi praktilist boonuskoolitust, ehk siis selleks, et sa saaksid kas siis ühiselt või siis eraldi uusi teemasid õppida või siis enda nii-öelda sellist põnevat teemat süvitsi õppida, siis selleks me oleme need praktilised koolitused siia juurde pannud. Sest et mis ma olen märganud ka, on see, et kui naine ütleb mehele, et näed, ma käisin siin Maria koolitusel ja nüüd nii peab kaevama, siis tegelikult see ei mõju, jah. Päris paljud aiaomanikud, just naised on mulle rääkinud ka seda, et me vaatame kahekesi sinu koolitust ja siis mu mees saab aru, et näed, Maria räägib seda asja, et siis siis ma ei pea nagu mehele selgitama, et miks see või teine asi niimoodi käib, vaid ongi keegi kolmas, kes räägib, kuidas mingeid asju teha, miks on see oluline niimoodi teha, et kes see ikka oma naist siis kuulab, on ju, kas kellelgi on olnud sellist olukorda, et sina naisena räägid, et näe, ma käisin seal koolitusel ja nii peab tegema, aga mees ei usu, mees ei hakka ikkagi niimoodi tegema. aga kui räägib keegi nii-öelda spetsialist, siis mees saab palju paremini aru, et näed, jah, ma teengi niimoodi, aga naine on ise kogu aeg rääkinud sellist juttu ja mees ei ole ikka uskunud. on kellelgi olnud sellist olukorda? pane mulle chati number 2, kui on olnud. nii. Siis on veel üks lisaboonus, ehk siis mõlemale tuleb ka pääs aastaks Unistuste Aia klubisse ja kokku nende boonuste väärtus on siis 2182 eurot. jah. Siis sellel kursusel on ka grupikõned, et me alustame 15. mail grupikõnedega kell 18 õhtul ja edaspidise aja me lepime grupisiseselt kokku, et mis me seal grupikõnel teeme, on väga palju see, et me arutamegi kodutöid läbi, me räägimegi nii-öelda probleemidest võib-olla, mis on tekkinud ka siis aiatöödel, mis on tekkinud nii-öelda ühise kodutöö tegemisel, eriarvamustest, ehk siis rahulikus keskkonnas me räägime läbi, kuidas te saaksite ühiselt minna siis nii-öelda oma suhtega aia teemadel, kuidas te saaksite ühiselt nagu edasi minna, et kuidas leida see ühine kontaktipunkt, nii et mõlemal oleks tore seda asja teha, mõlemal oleks tore seda nautida ja saada nagu hea kogemus sellest. ja kõned on meil planeeritud iga 2 nädala tagant, ehk siis sa ei pea koos samast kohast osalema, aga kõnesid sa võid ka niimoodi osaleda, et üks ongi oma telefonis ja teine oma telefonis, kui näiteks ongi töökohad erinevas kohas või mis iganes. et sa ei pea eeldama, et sa pead samal ajal samas kohas olema ja järele saad ka loomulikult vaadata kõnesid. nii, ja siin ka väike tutvustus siis Kõue mõisa koolituse kohta, et me tegelemegi seal peenarde planeerimisega, kujundamisega, alustame kavandamisest, taimede sobitamise ja paigutusega tegeleme,
siis on ka väike välitöö osa, kus me tegeleme istutusala ettevalmistuse ja märkimisega, et teil mõlemal tekiks nagu arusaam ka, kuidas seda asja siis teha. Peenrahoolduse praktilisi võtteid käime läbi ja teeme ka väikse mõisaaia analüüsi ja inspiratsiooni ehk siis kuidas olemasolevat muuta või paremaks saada. Ja see annab nagu õpetust ka sinu enda aia kohta, et mida sa siis pead üldse enda aia puhul vaatama, kui sa tahad seal mingeid muutuseid teha. Kellele see programm üldse sobib? Sobib neile paaridele, kes soovivad koos midagi luua, midagi käegakatsutavat luua, midagi tähenduslikku luua. Ja neile loomulikult, kes tahavad rohkem kohalolu, kes tahavad rohkem koostööd luua, et see aiatöö või aias toimetamine oleks ühise loominguna, ühise koostööna, mitte kohustus, jah, mitte see, et nüüd sina pead kastma ja kui sa ära ei tee, siis on kõik nagu halvasti. Ja ka paaridele, kellel on unistus oma sellisest heast kohast, heast väepaigast, päris ühisest loost ehk siis ühiselt loodud aiast. Ja ka neile, kes siis kellel igapäevaelu on röövinud sellise läheduse, et ka selle puhul see aiaühendus on hästi oluline. Ja beeta versioon ehk siis see kõige esimene versioon on meil 12. maini lahti. Ja sinna sa saad tulla nii ühekordse maksega, mis on 4444 või siis makseplaaniga 12 korda 370. Kõik need hinnad sisaldavad käibemaksu ehk siis sa saad arve alusel tasuda ja me võtame maksimaalselt 6 paari. Et me saaksime seda esimest versiooni nii-öelda ideaalselt sinu jaoks teha ja väga toetavalt teha, siis 6 paari saavad siia tulla. Ja ühekordse makse mis siia juurde tuleb, on see, et me tuleme Palusalu aia tiimiga sinu aeda ja teeme sinuga koos sinu ja sinu kaaslasega koos sellise hoogtööpäeva, kus siis meie juhendamisel, meie abiga saame siis ühiselt midagi ära teha juba, midagi luua. Olgu see siis esimene, ma ei tea, peenra rajamine, olgu see siis mingi muru rajamine, olgu see mõne puu lõikamine või mingi selline läbimõtlemine. et seda me saame eelnevalt sinuga täpselt läbi rääkida, et mis see siis võiks olla. Nii, ja nüüd ma jagan sulle ka seda boonust, mis ma lubasin sulle jagada töölehena ja chati, Maigrit paneb sulle chati praegu selle lingi. Maigrit, jaga mulle seda linki, siis ma vaatan ka, kas ma saan. Ehk siis anna mulle chatis ka teada, kas sina oled valmis oma aia nii-öelda viima uuele tasemele, kas sa oled valmis selle siduma ära enda suhtega, anna mulle nii-öelda märku ka siia chati, kirjuta näiteks number 3 ja palusaluaiad.ee/starter sa saad, nii, sa saad alla laadida enda töölehe ehk siis selline, ma näitan sulle ka seda töölehte, milline see tööleht välja näeb. Sa saad laadida endale töölehe, kus sa saad siis ühiselt oma partneriga läbi käia ühise aiaplaani ehk siis ühise aiaplaani starter, koos kavandatud aed ja koos kasvatatud suhe. Ehk siis siin on aiavisioon, mida sa tahad oma partneriga saavutada, siis ruumiline visioon, väike ruum visandi jaoks, ehk siis saate koos mingeid mõtteid juba läbi arutada, rollid ja koostööjaotus, ehk siis kes mida armastab rohkem teha, saad siia lehele kirjutada ja panna ka paika juba esimese väikese sammu, et mida siis esimesena ära teha, sest et me võime tahta nagu kõike korraga ära teha, aga tegelikult see ei ole mitte mingis mõttes mõistlik. me võime tahta, et meil on kohe 4 last ja meil on ilus suur kodu ja ilus aed, aga ilmselgelt see ei ole 1 aastaga võimalik, vaid me peame tegema valikuid, me peame tegema ähm, nii-öelda panema paika esimesed fookussammud, esimesed etapid, millest siis alustada. Ja siin all on ka siis lubaduse ja allkirja koht, kus te saate siis kokkulepet nii-öelda allkirjastada ja ka panna esimese sellise soovinimekirja taimede kohta, sest et
ka taimede osas võib olla erinevatel osapooltel erinevaid soove, erinevaid nii-öelda lapsepõlvemälestusi, mida me tahame ära kasutada. et, et siin on ka olemas ja Maigrit pani ka klikitava lingi siia chati, kus sa saad alla laadida siis selle oma aiaplaani starteri, kus sa saad oma partneriga selle aiaplaani starteri nii-öelda läbi käia ja esimese sammuna juba ära teha, et oleks selgus, et mida te tahate siis koos hakata looma, kuidas see võiks välja näha. nii, et lae see siit ilusti chatist alla ja siis saad juba hakata edasi toimetama enda asjadega. nii, ja kui sul on küsimusi, siis ole hea, pane julgelt siia chati. Kui sul on programmi kohta küsimusi, kui sul on, ma ei tea, enda aia kohta, enda aia sidumise kohta partneri suhte osas, pane mulle julgelt siia chati ja, ja otsime nendele ka vastused. ja ole hea, pane mulle chati ka see üks asi, mis sa tänaselt webinarilt enda jaoks kaasa võtsid, kuidas sina võib-olla saaksid ära siduda selle aiatöö ja oma suhte, et kas sa leidsid täna siit ühe mõtte, mida siis kasutada? nii, ühe hetke ootan siin, et nii, rohkem teineteist tunnustada, just, suurepärane, ka väikeste asjade eest, et meile võib tunduda, et oh, et mis see väike asi oli, et ta niitis muru ära või? noh, ei ole midagi hullu ju. aga ütledki, et näed, väga tore, et täna on muru nii ilusti ära niidetud, et ma ei pidanudki sulle ütlema. ja võib-olla sa pidid ütlema eile seda, aga siis ütlegi, et järgmine kord võib-olla sa ei pea talle seda enam ütlema, kui sa tunnustad teda selle muru niitmise eest või tegi servad korda või mis iganes ta sulle ära tegi, koristas mingi hunniku ära. tihtipeale on niimoodi, et tekivad iseenesest mingid hunnikud on ju kuhugi, ma ei tea, kas sinu aias tekivad, meil küll tekivad aeda mingisugused müsterioosed hunnikud. Kas siis objektid tullakse ja siis mingid tööriistad ja töövahendid ja potitaimed ja mingid asjad kuhugi tekivad. ehk siis ka selliste hunnikute koristamine on tegelikult väga oluline, et sul aed püsiks selge, korralik, puhas, ilus. võib-olla see ei pea olema, on ju, kohe peenra rajamine, vaid see võib ollagi selline lihtne asi, mis vahepeal ära kaob ja pilti palju ilusamaks muudab. nii, palju häid meeldetuletusi, väikesed asjad, need loevad palju, neid märgata. tunnustamine kipub tõesti kergesti kõrvale jääma. vot, aga proovi see ära, proovi kasvõi täna, et täna on ilus pühapäev. vaata, mis su kaaslane vahepeal ära on teinud. jah, või mis hea mõttega lagedale tuleb, et annab ju ära siduda seda kõike. kuidas Pinterestis saab visioonitahvlit luua? see on nüüd eraldi koolitus, aga Pinterestis annab ilusti, pead kõigepealt konto tegema ja siis saad teha ilusti sinna visioonitahvli ka. vot, aga ma soovin sulle ilusat pühapäeva ja tunnusta oma kaasat ja ka nende asjade eest, mis ta siis võib-olla nii perfektselt ei teinud. ja mina ootan sind siis põnevusega järgmist sammu edasi tegema ja kohtume järgmisel webinaril. tšau.